Tere tulemast London Sessionisse, jälle oleme siin ja vaatame, mis meil siin täna Forex Factory näitab. USA uudised 2030 kvartali uudised. See tähendab seda, et võib tulla mingi momentum, et kuu oma tegi tavaliselt nii hullu liikumist ei ole, aga siis punane kauste kvartal, see võib meil turgu liigutada küll natuke. Väga palju muutunud ei ole eelisega. Eilne päev oli üks suur consolidation ja mis ma panin tähele, et meil on divergence sees siis DXY vahel ja euro vahel ja samuti ka GU ja euro vahel. Et nagu te näete, siis meil DXY tegi siis lower low, breakis selle eelneva struktuuri. Aga kui me läheme euro peale, siis mul jooksis juhe kokku korra. Ma ei saa aru, miks see treening või vahepeal niimoodi teeb, viskab mul kõik full kokku ära lihtsalt. Sest on selle John Fibo indikaatori pärast. See on John Fibo indikaator pärast, kui sa lähed daily peale, siis ta viskab niimoodi. Okei. Ei, ma eksisin, sorry, ei ole divergence'it vahel. Ma vist panin ise errorisse praegu. Sorry, aga mida ma jälgisin, siis ühesõnaga, meil on siin veits ruumi imbalance'is, aga eile jälle ei saanud väga treidida, sest ta ei annud meile mingit korralikku märke, kuhu poole ta minna tahab. Hetkel me jälle oleme siin range'i vahel kinni. Reaalselt hea oleks, kui me saaksime nagu mingisuguse breigi, et siis nagu nii-öelda swingida siis kaasa, Et hetkel nagu me võime siin neid väiksema timeframe distribution'id vaadata ja minna kaasa sellega. Aga nagu tugev confirmation oleks siiski, kui me saaksime mingi breigi tunni pealt läbi, sest meil on, nagu te näete, siin on nagu high moodustunud, sellest eelmisest high'st nagu on läbi breakinud, nüüd me tulime alla, me breakisime low jälle, seega me nagu ajame täiesti segadusse inimesi, et mis see market nagu teha tahab. Ja meil on nagu siin range A, range B, meil on tegelikult veel ruumi siia tulla, aga tuleb nagu valmis olla kõigeks. Näevad sellised välja turud hetkel täpselt nagu mingi korralik tuts on sellest uudisest tulemuse õhtul? Jaa, täpselt, et tuleb olla valmis, ma oleks ülipalju alert olema, et limitid midagi pannud ei ole. Siia ma olen endal pannud mingid huvialad, kus nagu bounce võib tulla, et üles edasi minna, sest siin on meil väike siuke kummaline koht, ütleme siis nii, et ja siin on mingi väike imbalance, et kui me peaksime üles edasi minema või siis selle likviidsuse välja sööma, siis ma pigem ootaks seda ala siin all, discounted ala ja siin sees siis accumulation'id, et ma ei tea, kas range'i tipus ma niimoodi limitit hakkaks panema, et pigem jälgin nagu seda, et siit saaks selle accumulation'i bounce'i ja hea risk rewardi, siis võib küpsetada siin küll. Et see on täiesti tavaline, et range läheb niimoodi üles ja range'i tipus hakkavad toimuma mingisugused nagu kokku tõmbunud liikumised, et siin on nagu see move ja siit range'i lõpus siis hakkab see nagu natuke struktuursemalt nagu minema. Et hetkel jälgiks neid alasid, pange lihtsalt alert. Ma panin trade room'i tehingu idee ka, mis mulle nagu meeldis veits rohkem hetkel, kuna meil on, ma lähen natukene suurema timeframe'i peale, kuna AU-ga on meil siin nagu A ja siin on meil B, seega meil on, me oleme alles nagu range'i täiesti keskel. Võib isegi öelda, et kui minna veel daily peale, siis isegi see on nagu range'i tipp. Me oleme täiesti alles Fibo mingi 50 levelite peal ja nagu see nagu ei näita siin otseselt mingit ümberpööramismärki. Eile samuti oli neil divergent sees, kui eur läks suure hooga alla, siis AU jäi nagu pidama range'ile, et on näha, et tal on nagu ruumi veel tegelikult üles minna. Et neil on väike divergent sees. Ning mida ma siin jälgisin, ma lähen 15 minuti peale, märkisin ära Aasiad. See on meie Aasia range. Vaatasin meie eilne New York, siit veel päris ei hakkaks vaatama, kuna oleme ikkagist suht palju liikunud üles juba.
vaataks seda Londonit siin, Londoni ala ja tegelikult jäi ka veel silma nagu siin all see imbalance seal, et siis süüa veel need lood ära, aga nagu te näete, siis siin on meie eilne Aasia low, siin on meie Aasia high. Me tegime siin Aasias siukse institutional movie, et sõime nagu väiksema timeframe'i peal need load ära ja panime täie hooga kohe ülesse, et see on nagu ehe siuke institutsionaalne jalajälg, kus nagu Aasia sessioni ajal saame alla lüüakse kas siis stop lossid välja või siis nii-öelda need sell stopid sisse ja paneb teisele poole täiega ajama, tuli korralik retest siia alasse ja panime siit üles edasi minema. Nüüd hetkel vaatakski, et too nagu low, mis enne New Yorki siis tekitati, et see saaks nagu söödud, aga samuti nagu selles kohas siin, siin võib natuke veel tõmmata neid jooni või maybe kuidagi niimoodi, et ma panin mingid numbrid küll sinna trade room'i üles, aga ma ikkagi mainisin ära ka selle, et ma pigem ootaks siin nii-öelda siis 5 minuti, noh minimaalselt võib 1 minuti ka, aga pigem 5 minuti nii-öelda siis accumulation'id, et saaksin break of structure'i ja siis läheks siit discounted levelit sisse ja potentsiaalne saab stop lossi isegi nagu mingi siukse 4 pipis ja niimoodi. Et hetkel trade room'is on 6, et ma panin nii-öelda puhtalt selle küünla järgi, mis siin 5 minuti peal on, et 420, et see on siuke ümar, et lihtsalt oleks mingi ülevaade, milline see trade olema peaks, aga ja isiklikult ootan väiksema timeframe'i confirmation'i ja sest, et nagu DXI on siuke turnaround koha peal veits ja GVP-ust keegi võib selle vist ülevaadet ise, et ma nii palju mainin ära, et mul oli siin mainitud täiesti discounted level, nagu ma eile mainisin, siis see 4 tundi ei ole siin mingi kõige tugevam. Ootasin, et äkki täna võiks juhtuda see, mis siin juhtus, aga see juhtus juba eile. Me vist rääkisime sellest Ivo isegi õhtul ühes kõnes, et sa arvasid, et see juhtub täna ja see juhtus täna ja see tuli minu institutional candle'i ära täpselt, mis mul oli siin ära märgitud ja nüüd on nagu hooga alla läinud. Raske mingit treidisid praegu vaadata, sellepärast, et see on meie A, see on meie B on ju ja nagu me oleme siuke nii, kui see üles tagasi tuleks, siis ma ei tea, natukene sketši endale müüa, et võib potentsiaalselt siit üles edasi minna. Et kui mulle meeldib midagi siin, siis ma annan teile kindlasti teada. Aga hetkel ma pigem vaataks seda A-ud ja jälgiks E-ud. Et kui kellelgi on veel midagi rääkida, siis andke minna. Su teooria tegelikult pidas paika, see, mis eile mõtlesid, et New Yorgis hakkas see lõuna vaata. Ja täpselt see, kus sa praegu hiirega oled seal keskel, see ongi see lõuna, vaata, natuke alla poole. Ja 11-12 niimoodi umbes. Enam-vähem seal on see lõuna teema ja siis lõuna sai läbi. Ja no vahet vahel on nii üldiselt nagu kui New York, noh, vaata, no okei, 14 ajal täpselt kui lõuna juba nagu läbi sai ja siis hakkas nagu prill pihta ja kohe, kui see move ära tuli, siis toimus mingi siuke move. Seda juhtub üli palju nagu, et New York, siin on mingi push, noh, ma vaataks, kus mingi muu on, näe siin näiteks, vaata, mis 14, käisin tegi veits rohkem. Siin näiteks, näe siin samamoodi. Ja siin on ka veits hiljem juba 14 hakkab mingi siuke mähis pihta, vaata. Et ta nagu ei liigu enam pärast 14 väga. Et seda tihti peale juhtub. Aga ja, hetkel, ma ei tea, päris hea sell oleks on, aga noh, too hetk nagu magad juba ja värki, siis ei võib-olla Eesti inimesed oleks siin isegi saanud midagi väiksema timeframe'i peal noppida. Et no midagi väga ilusat siin ei ole, noh, ütlen ausalt, et siin on mingi institutsionaalne move kerge, aga nope, nagu ei tulnud mingit retesti siia ülesse. Et siin on likviidsus nüüd on ju, võib-olla siit, kui mingi bounce tuleb siia üles, siis võib-olla siin vaadata distribution'id, aga jah, seda veel ei oska öelda, et järgneme mängu. Ma peaks sealt päris kiiresti alla tulema, ma vaatan praegu ka, see tundub siuke nagu selle eelneva pull nii-öelda movement'i retracement, et vaadates, kui aegselt ikkagi alla tuleb, et kui see oleks see õige koht pidanud olema, siis tahaks pidanud päris kõva litaka saama tegelikult. Täpselt, et nagu hetkel jääb mulje, et tahaks nagu, kõik tahaks veits veel üles minna, vaata. Et jätavad mulje, et tahavad nagu ümber pöörata, on ju, aga
aga reaalselt need meelega teevadki seda, et nagu siin eile oli siuke mulje, et tahab ümber pöörata, nüüd push'is ühe jõuga veel üles, nüüd läheb break läbi siit ja hakkab alla kukkuma, aga veits saab siuke mulje, et tahaks nagu ühe swingi veel siia üles teha, kas või nagu natukene läbi selle high, et siis nagu selle alumise struktuuri siin nagu saaks välidiks, et siis seda breikida, kui meil nagu ümberpöörd peaks toimuma. Aga jah, eks see on hetkel minu huvialas ja maybe euro ka, et ma eurole ei ole veel analüüs teinud, aga jälgin mängu, aga kindlasti see ala siin ka, et nagu kuigi siin on institutsionaalne jalajälg, seda on tegelikult katsutud juba korra, aga see on ikkagist meie range, siis võib juhtuda, et neljapäeval võib väike siuke põnts tulla ja süüa nagu kogu eilse nii-öelda siis low ka veel ära ja siis hoopis üles hakata minema, et tuleb tähele panna ja oma riski hajutada. Ja selles mõttes, kui vaadata nagu isegi tegelikult dollarit ka on ju 4 tunni peal, siis ta tegi selle uue low on ju, pluss tal on veidikene imbalance'it täita. Nüüd näed ja seal on see ilus siuke see viimane tasakaalustusküünal, kus sul täpselt see kast algab nii-öelda. Nii, ja kus me oleme nüüd jõudnud täpselt nagu siia sellesse alasse ka on ju. Et vaadates nagu AU-d, nagu sa näitasid ja EU, GU, et tegelikult täpselt ongi siuke tunne, et nagu nad tegelikult tahaks veel ühte seda push'i ülespoole teha, feikida seda turgu nii-öelda ja siis tulla ja täita selle 4 tunni peal ka imbalance ära dollaril nii-öelda. Jaa, täpselt. Tundub küll enda seda pidi praegu. Et võib-olla kuna jõud on nagu nii vähe, siis see võib päris siia discounted alasse tulla tegelikult, et nagu push'id ennast täiesti siia üles, et siis nagu tekitab selle accumulationi mulje vaata. Ja siis siit jälle bounce'i saada, siis lõpuks siia tulla, teeb ka siukse õrna breigi ainult ja siis võib-olla järgmine on nagu see break of structure vaata. Ja noh, me ei tea seda, et peame lihtsalt ootama, et siin ennustada pole mõtet, vaatame, mis päevalt teeb. Üpris siuke choppy price action olnud, aga nüüd vaata ongi see nädala teine pool kätte jõudnud neljapäev ja homme reede, kus meil on need tugevad uudised ka. Et ma usun, et siin läheb päris huvitavaks. Ei tasu kuhu kiirustada ega limited panna, pigem nagu jälgid ise, kui me jääme nendest tehingutest ilma, siis see on tegelikult see on õppimise koht kõigile uutele ka. Et ei ole mõtet nagu ennast lihtsalt suruda turgu sisse, sellepärast, et sul on vaja, et trade oleks sees. Seal pole mitte mingit mõtet, kui me näeme midagi ilusat, siis me kindlasti anname teada, aga praegu midagi nagu nii ilusat ei ole. Pole nii suur trade küll. Ütlesin, et Aga täna õhtul on ka suured uudised muidu. Eesti rääkis 3.30 kvartalil. Jah, aga no minu poolt kõik. Vaat Kev vist räägib GBP-ga läbi ja värki. Aitäh, Evert. Yes, sir. Nii, vaatame GBP-d ka üle. Kõigepealt siis GBP aud on näha, et 4 tunni peal ma vaatasin ka daily küünalt, et on ümberpööramist nii-öelda siis märke näidanud ja nagu näha on, siis eilsest saati me saime sellest suurest psühholoogilisest levelist nagu 1.89 reaktsiooni. Jätsime siia 2 vikki võrdlemisi väga equal load, mis siis võimalikult jäävad siis likviidsuse targetiteks ja ilmselgelt peale seda suuremat kukkumist siin, mis me oleme ilusti saanud, siis on väga healthy ja hea näha siis pullbacki siis meie huvialadesse, kus me tahaksime siis müügitehingut vaadata. Nii et esimene kindlasti see psühholoogiline level järgmine, mis ma olen ära märkinud 1.9, aga ma tegelikult siit päris selle ei vaataks, et mul jäi paremini jäi silma see, kui me läheme väiksema timeframe peale 2 tunni peale, siis 2 tunni peal on paremini näha, kus on siis eelnevalt nagu selles suhtes on olnud nii-öelda siis likviidsus ja küünal, mis surub üle selle likviidsuse ja peale seda me saame suure liikumise siis alla edasi. Nii et see kindlasti on minu üks huvialadest ja kindlasti, kui me paneme nüüd Fibosid täiesti sellest range'i high'st low'ni, siis on näha, et esimene
mis klapib nii-öelda, kui tõesti hind liigub väga agressiivselt alla edasi, siis ta saab sellest 38.2% juures siis reaktsiooni ja see näitabki, kui tugev kuhugi poole siis trend on. Et siin selle ala juures ma kindlasti vaataksin väiksema timeframe peal neid nii-öelda siis kinnitusi, mis on siis struktuuri lõhkumine ja kindel siis volüüm, mis liigutaks hinda allapoole, et vaadata sell juba siit, aga ideaalis ma tahaks selle daily Fibo peal vaadates siis lasta hinnal täiesti siia ülesse 50%-ni tulla, mis on suhteliselt sama ala siis selle 2 tunni institutsionaalse küünla avanemisega. Muidugi, kui siin väiksema timeframe peale veel minna, siis leiame ka seal imbalance'id, aga GBP Audil on see kindlasti koht, mida ma jälgin, et siis sõita nii-öelda selle lainega kaasa. Ehk siis siin jah, et see on siin kindlasti see ala, mida ma jälgin, mis on samuti väga lähedal siis selle daily 50%-ga. Ja, aga kuna ma ütlesin, siis see hind, kui ta on väga agressiivne ja GBP paare, siis surutakse rohkem allapoole, et me saaksime suurema timeframe peal siis tasakaalustada seda hinda. Muidugi GBP paarid on muidu on bullish, aga praegu viimased päevad on näidanud, et on aeg siis tasakaalustada hinda, et ükski asi ei põhimõtteliselt sõida ainult ülesse ilma mitte mingi tasakaalustamiseta. Et kui on agressiivne trend, siis on ikkagi 38,2 on vähemalt see nii-öelda retracement ja alla selle ma väga ei vaatagi tehinguid. Et mida kõrgemal see discounted ala, seda parem, aga peab arvestama, et mõnikord on see trend on väga agressiivne ja ta saab siis varem saab reaktsiooni. Aga siin on kindlasti aega. Väga võimalik, et me võime leida, kui see nüüd ära läheb, võime leida siit hoopis buy tehingu, sest on näha juba, et tunni aja peal on küünal printimas üle selle nii-öelda tunni aja struktuuri siin, ehk siis me saime ülesse tunni aja break of structure'i ja siin kindlasti väiksema timeframe peal. Ma tegelikult GBP NZD peal nägin vist paremat setup'i, aga lähme korra sisse. Kui ta meile nüüd 3 minuti jooksul nipikat ei tee ja alla ei tule ja viki jätta. Ja, nüüd ongi see, et ma ei teagi, ma üldiselt ei vaata teda ennem, kui ta ei ole selle nii-öelda teatud kas levelini jõudnud, mis siis viitab seda, et on üliagressiivne trend ja me liigume allapoole edasi. On kindlasti nagu olukordi või on olnud nagu nii-öelda siis juhtumeid, kui hind liigub kiiremini allapoole, aga siin on suhteliselt nagu fillitud kõik see price action, nii et ei teagi. Ma tegelikult siin buy'd praegu ei vaataks, ma lihtsalt lasen hinnal liikuda, oodata, kuni ta jõuab minu alani. Kui ta tuleb kõrgemale meile, siis risk to reward oleks ka kõvasti parem, kui me targetime neid low'sid siin. Siis vaatan jah, põhimõtteliselt panen alerdi siia alasse, kus see nii-öelda esimene siis tugev ala on, mis võib siis vastupanu panna, näidata hinnale, et ei saa sellest läbi ja vaatab, kuidas siis edasi käitub. Muidugi on näha siin, et London Openis me hakkasime juba. Veel ei ole tegelikult, meil on paar minutit aega, aga hakkame juba jah liikuma nii-öelda ülesse suunas. Nagu Evert ütles, siis võib-olla ongi liigume, võtame mingid buy orderid veel kaasa siit ülesse, jätame viki ja siis tuleme alla. Et see ka muidugi ei ole välistatud. Et siin on näiteks näha, et me tulime alla, see on eelmise päeva nüüd London, eks ole, et tulime alla ja siis tegime retracement'i tagasi. See on see koht, kus meile tegelikult buy'd ka võtsime. Buy'd võtsime selle imbalance'i fillis siit
sai reaktsiooni, kuna mulle ei meeldinud see price action, ta tuli tagasi ja ta jäi väiksema timeframe'i peal liiga kauaks minu huvialasse siis tiksuma, siis ma tegin selle otsuse, et ma panin juba selle entry panin break even'isse, nii et selle treidiga nagu me ei kaotanud mitte midagi ja põhiline ongi see, et me kaitseme nii-öelda, meil on kaitse paigas kogu aeg ja kui price action ei liigu nii, nagu me tahame, siis on hea seda kasutada, aga see tuleb kindlasti ajapikku, see kõik see, et kuidas sa vaatad, kas price action, see liikumine sobib sulle või mitte, või siis teistpidi vaadates sa jääd alati oma treidile kindlaks, kui läheb stop lossi, siis sa oled arvestanud sellega, et see ongi kahe otsaga asi, et see tuleb iga inimese nii-öelda siis individuaalselt välja tema nii-öelda selle kauplemise aja peale, et kuidas tema nii-öelda siis haldab oma seda tehingut. Aga jah, siis me nägime, et me tegime need equal load siin eile ja peale seda oleme ainult üles liikunud. Nii et endiselt ikkagi ma arvan, et ma ise seda GBP Audi ei puutu ennem, kui ma ei ole nendesse levelitesse jõudnud, mis siin üleval on ja kõige paremaks siis on see daily 50 siin, et siit ülevalt on nagu näha siis suhteliselt field price action ja see ongi nagu need kaks on esimesed need huvialad siin. Nii, GBP NZD 4 tunni peale. Ja mul ka kõige parem net praegu ei ole, aga saame hakkama. Ja samuti see inbalance, mis meil seal oli. Igatahes GBP NZD-l samamoodi oleme siin hakanud nii-öelda üles suruma hinda, et võib-olla siis tasakaalustada, teha pullback üles sellest nii-öelda kogu sellest kukkumisest, mis meil siin oli, eks ole. Et meil on targetid ikka veel endiselt siin olemas, nagu Kapu ka mainis eelmises kõnes, et see küünal oli siin huvialas. Mina siit paid ei võtnud, ma panin selle alerdi veits madalamale, mille ma võin ära kustutada. Oi, vale asja. Nii, panin veits madalamale. Et nüüd ongi järgmine see, et kui siit paid ei saanud, siis esimesed nii-öelda suuremad psühholoogilised levelid, mis on 1.98 ja 1.99, võtame aga Fibo ülevalt alla jällegi, kus ta siit ümber pööras ja siis vaatame, et tegelikult kuigi see on suur psühholoogiline ala siin, et ta võib siit nagu reaktsiooni saada, siis samamoodi ma ei vaataks sel tehingut ennem, kui me jõuaks siis ideaalselt siia 50%-ni. Samamoodi on näha juba 4 tunni peal ilusad institutsionaalsed küünalt, mis on hinda üles surunud ennem seda suurt droppi, eks ole. On näha, et suur raha mängus olnud, on manipuleerinud hinda ülesse, kogunud ehk siis buy orderid on ju, või siis stop lossid välja. Läheme tunni aja peale, äkki näitab paremini. Aga üldiselt on jah, hea näha nagu sükest institutsionaalset küünat alati, mis siis on näha, et on näha ilusti, et on eelneva likviidsuse välja võtnud. Nii et sükesed institutsionaalsed küünlad on minu silmis siis annavad veel parema nii-öelda siis kinnituse mulle, et sealt on siis suur manipulatsioon turule tulnud ja kui me tunni aja peal vaatame, siis jah, nagu sai räägitud siit inbalance'ist, sai hind praegu nii-öelda reaktsiooni. Kohe läheme väiksem timeframe'il ka. Ma mõtlesin tegelikult enne kõne, et siit võib-olla buy orderi saada. Ma kohe räägin täpsemalt. Aga jah, miks ma siis siit selli ülevalt otsin, sest ikkagi discounted ala. Mul on siin erinevad kinnitused veel. Jälgin ka seda psühholoogilist levelit. Nii et nendest kohtadest kindlasti on mul siis võtta seda tehingut palju enesekindlam. Läheme väiksem timeframe peale, vaatame, kus siis ma otsisin seda selli või tähendab buyd, sorry. Äkki jama selle netiga ka elab üle.
nii, võib-olla sealt see GBP paar ka. Kohe. Nii. Et meil on ikkagi, ei tegelikult see ei olnud GBP NZD, et meil on siin samamoodi on võrdlemisi equal load, eks ole, mis on siis likviidsuse target hilisemaks nagu tehinguks, kui vaadata ülevalt poolt, et siit vahepealt ma kuskilt väga näppima ei hakkaks. Kui hind pöörabki ümber siit samast ja läheb alla edasi, siis pole hullu selles suhtes, et saame alati uue hüpoteesi paika panna ja ainult sellega kaasa minna, mis siis reaalselt meile meeldib ja mis kasvatab meie kontot, mitte et hüpata iga tehinguga sisse, mis meie arvates võib meile raha teenida. Et just pigem ongi see, et kes kannatab ja ootab need õiged tehingud ära, kus ta saab siis oma maksimaalselt kinnitused enne sisenemiseks, siis need tagavadki nagu selle suuremas pildis selle nii-öelda kasumliku kauplemise, eks ole. Et kui seda nagu kasiinot võtta, et telefon taskus kogu aeg, millega on võimalik raha teenida, siis see ei ole kindlasti jätkusuutlik ja hea mindset, millega siis turgudel nii-öelda siis turgudel käituda, eks ole. Nii et sellega ka põhimõtteliselt sama, et ma ootan seda hinda siia ülesse, et väga vahepealt siit nagu näppida ei taha, eriti veel see, et ta ei ole nagu tunni aja peal, nagu me nägime, GBP AUD, nagu oli selle tunni aja nii-öelda struktuuri breikinud, aga GBP NZD ei ole, nii et see on ka üks vähem confirmation, miks siis nagu siit vaid vaadata praegu. Aga see on muidugi tunni aja peal, et meil võib siin 15 minuti peal, ma ei pannud tähele praegu, et kas 15 minuti peal on mingid siuksed kindlamad confirmationid struktuuri breigist, et nojah, tegelikult ei ole, nii et siin ei ole mul mingid märke, et ma vaataksin praegu baisid. Lähme edasi GBP chapi peale. 4 tundi. Nad on üldiselt kõik nagu tegemas siis nagu pullbacki peale nagu suuremat langust, mis on täiesti okei ja see ongi normaalne nii-öelda siis price action, turu tasakaalustamine. Ootame, kui see ära laeb nüüd. Kas teil vahepeal lagib? Ma loodan, et ei lagi, et mul siin endal see net vahepeal, kui on, eriti kui on... Ei lagi. Okay. Mul praegu jooksis nagu pilt kokku ja siis mõtlesin, et tahaks nagu edasi minna, aga trading view bossid ei ole ühel arvamusel minuga. Või siis see on lihtsalt... Hüpeldamislevel on nii kõrgeks läinud ilmselt, et ei lubata enam jagada teistega. Ja no EOS vahepeal mõtledki sellele, et laske olla. Mida rohkem täppi paned, seda rohkem hakkad nii-öelda siis tehnoloogia hakkab sul nii-öelda mitte sinuga koostööd tegema. Nii, oleme 4 tunni peal. JPY. JPY, nii kui mul need asjad. JPY on niisugune suht arusaamatu minu jaoks, sellepärast, et ta on nagu nende psühholoogiliste levelite vahel praegu, see 152 ja 151, aga mul ei ole reaalselt nagu kohta, kui ma võtangi sellest, kui me ei arvesta praegu seda nii-öelda siis likviidsust ja seda institutsionaalset küünalt, mis siin väga pikalt oleme näinud istumas, kui me lihtsalt võtame sellest high'st enne kukkumist low'ni, siis on näha jällegi, et reaalselt kõige parem koht siin olekski see 88,6, aga kuna meil istub siuke likviidsus siin üleval, siis see on jällegi minu jaoks nii-öelda siis miinus kinnitus, confirmation, et selle lainega edasi sõita. Muidugi võimalik, et ta saab siit varem bounce'i ja ta tuleb ikkagi alla poole, sest ma ootaksin. Tegelikult ma tahtsin GBP chapit. GBP chapit, ma jälgisin seda kohta siin. Nii et see oli ka psühholoogiline level. Siin on näha, et eelnevalt on hinda surutud ülesse ja siis jällegi alla, eks ole. Et nii-öelda siis üleaste on tehtud siin, et üks löök
üks samm ühele poole ja siis 2 alla, eks ole. Ja siin oli ka mul mõned confirmation'id, imbalance'id, psühholoogilised levelid, aga ja siit saime selle esimese bounce'i. Aga kuna hind jäi siia nii kauaks konsolideerima, siis jällegi see oli üks vähem nagu kinnitus minu jaoks, sest kui hind saab korralikult nii-öelda reaktsiooni huvialadest, kui just mitte siit limitiga sisse ei saanud ja kasumid välja ei võtnud, siis järgmine kord, kui see hind siia tuleb 2 korda meie varasemasse institutsionaalsesse nii-öelda küünlasse suurema timeframe peal ja see imbalance, mis siin on, siis olen täheldanud, et päris mitmed korrad siis, kui ta mitu korda seda ühte meie huviala puudutab, siis järelikult hind tahab sealt tegelikult läbi minna. Et see on see, mis ma olen tähele pannud, aga GBP Chapi ja mul väga ei paku midagi huvi siin, nii et ma ei jää selle peale kauem peatuma ka. Fakt on see, et me oleme siin levelite vahel ja kes tahab, siis võib siia selle head and shoulders pattern'i joonistada ja siis retesti pealt peale minna, aga seda me siin ei õpeta. Nii et seda infi saab kuskilt mujalt, aga võib ka töötada, eks ole, et kõigil on mingid indikaatorid, strateegiad, nii et ma ei välista, et see on vale ja see ei toimi, vaid lihtsalt see on asi, mida meie siin väga ei poolda, sest see on selline informatsioon, mis sul on Google'is kohe esilehel ja tasuta informatsiooni väga vähesed tasuta informatsiooni allikad on siis mõeldud selleks, et sind kasumlikuks kauplejaks teha, vaid pigem see, et sa õpid need teatud mustrid ära, et institutsioonid saaksid sulle siis sinult raha ära võtta ja ongi kõik. Nii et lihtsalt väikene nii-öelda tähelepanek, mis mulle siia jäi praegu. Nii, lähme GBP CAD-i juurde. Ma arvan, et see GBP paar, mis jättis mulle mulje, et me võiksime väikse buy tehingu saada, et seal mõned confirmation'id juba on. On näha, et hind on alla juba tulemas, ma lähen kohe 15 minuti peale. Vaatame üle. Miks siis, eks ole? Meil on näha siin, et me tegelikult ootame hinda samamoodi nagu teiste GBP paaridega siia ülesse, daily discounted aladesse 38,2 ja 50. Ja samuti, kui klapib, siis psühholoogilise leveliga on veel meile hea märk. Aga miks ma siit buy'd vaatasin, sest on näha juba, et väiksem timeframe peal on näha, et me oleme siin teinud nagu struktuuri breiki ülesse, eks ole. All on suht balance price action, tuleme alla, lähme 5 minuti peale, siis ma näitan teile täpselt, et hind on ülesse surunud. Terve Aasia sessioni on hind ainult ülesse surunud ennast, eks ole. Meil on jäetud siia nii-öelda see väiksema timeframe'i institutional on ju. Siin on kõik ära täidetud. Siin on meil imbalance, meil on Asian load märgitud, eks ole. Pluss siis me liigume praegu väiksema timeframe peal üles, eks ole. Ja kuna praegu selle peale London Openit on hind alla surutud, siis see on ka mul üks lisa confirmation, et me äkki teeme praegu seda jalalööki vastassuunas, et siis üles edasi minna meie huvialasse, mis meil oli märgitud seal daily timeframe peal. 4 tunni ja daily. Ja tegelikult võib-olla saabki siit laivis treidi, mulle ei meeldi tegelikult kiirustada, aga ma ei hüppa selle treidi peale, sest ma ei taha kiirustada, aga fakt on see, et ma olen endale ära markeerinud selle, et kui me siit saame reaktsiooni, miks mul see on ära märgitud, see ülemine joon siin, sest kui me läheme 4 tunni peale, siis siit ma kindlasti kohe buy'd ei vaataks, aga miks ma selle joone siia paika panin, on sellepärast, et meil on enne kõne algust oli hind meil siin selle rohelise küünla kuskil 50% peal või isegi kõrgemal. Ja nüüd on näha, et Londoni Openist on hinda surutud allapoole. Ja kuhu see on surutud, siis siin oli imbalance meil. Ja see 4 tunni
siis viimane bearish küünal, mis suruti alla, eks ole. Nii et sellepärast ma markeerisin selle openi siin ära. See võib isegi, kohe ma lähen väiksem timeframe peale. Ühesõnaga ma markeerisin selle ära, et võimalik et me tuleme ainult siia ja saame bounce'i, aga kuna ma nägin, et Aasia load istuvad meil siin all, siis miks mitte ennem kui me üles liigume, siis võtame Aasia load välja ja täidame selle inbalance'i siin ära Wikiga. Nii et kohe ma vaatan, mis näpud sügelevad. Mina treidi ju muidu, et ma panin alarmi paika, ma isiklikult küll võtan selle, et näen order flow'd all, liquidity ja institutional candle, et ja, no, that's enough for me. Ja tegelikult sükene, kuna see on GBP paar, siis nagu, no tegelikult 5 on ka vähe, aga nagu, kui me targetime siia, siis see on tegelikult peaaegu 1.7 trade, nii et vaatan, kuidas see välja mängib. Alumise institutionaliga ka ettevaatlik olema, et see paistab nii ilusti välja nagu siit. Natuke, ma arvan, et sa näed seda. Sinu nagu entry'st 2 institutionali vasakule. See? Jep, see, ta nagu karjub, vaata, et hoiab pilku peal. Korra minuti peale. Nii kaugu läheb. Näitasin eile Rakit Official chatis, kuidas turg pöörab täpselt vastupidi, kui session algab päris tihti. Et täna oli täpselt sama stsenaarium, et lihtsalt hariduse eesmärgil saate üle tšekata dollari indeksi. Ja kui kella sai täpselt 3 minuti pealt, mis turg tegi, et oluline on jälgida neid momente, aga Kev jätka. Ja, läksin täiesti minuti peale. No siit on kõik fillitud. Ainuke koht, mis ma võin siin ära markeerida, on see inbalance'in ja kui me paneme play, ühesõnaga, et selle saaks kiirendada veits. Okei, panen selle lihtsalt niimoodi kinni. Joon on paigas 73200. Ma tahan näha, vaata, kas see on ära puudutud, kas see on ära fillitud. Kui ei ole, siis aga valid. Äkki tehniline rike siin. Tehnoloogia ikkagi peab arvestama selliste asjadega. Muidu on wifi siin, kus ma olen päris normaalne, aga praegu. Mis seal ikka? Eks Eestis ongi kõik ära helitatud, ühtegi mäge pole. Siin on vähe teine teema. Ja ma panen võib-olla mingi hüpoteesi siis trade room'i, kui keegi tahab millestki veel rääkida. Kui Mark on kõnes, siis võib-olla crypto update peale seda bearish price action'it. Nii et rahustada närve inimestel. Nii et võid rahulikult üle võtta, Marko. All right. On kuulda vist, jah? Jep. Oi, aga ja, vaatan BTC-d. Et saame siis seda bearish action'it edasi, millest me rääkisime kuni 46,800 nagu eile öelda sai. Ja lähmegi siis sinna väiksemad timeframe'idel ära. Wizard pani eile ühe treidi sisse. See on hetkel siin stop lossi lähedal, aga ma isiklikult usun, et stop loss jääb pidama. Et praegu me muutsime sellest alumisest trendline'ist korraks läbi. Ma usun, et siin meil tuleb kerge fake out ja me siit sellest kohast, kus me hetkel oleme, liigumegi uuesti üles edasi. Sest et kui siit seda fake out ei tule, siis saab kahjuks üks see trade saab SL-i. Ja siis me arvatavasti näeme seda allpool hinnalevelit siin 44,000. Aga seda on veel natukene liiga vara öelda, et hetkel tegelikult meil on suures timeframe'is super bullish liikumine käsil. Siiamaani meil on toimunud weekly pullback, mis on igati tervitatav, märgitud aladesse, mis
eile sai öeldud. Ja nüüd tuleb lihtsalt olla veel kannatlikum ja mitte higistada ja vaadata, kuidas see mängib välja. Vaatame veits PTC futuuride peal, mõtlen, kas me näeme siin midagi huvitavat. Ja suurt midagi erilist ei ole. Oleme täitnud hetkel siin muidugi väga huvitava käpi ära, mis on tore. Allpool see 34 000, see käpp, et seda ei pea enam kartma, see täidetakse kunagi hiljem tulevikus ära. Aga muud rohkem ma siit allpool väga palju käppe ei näegi eriti, et ülejäänud on kõik üleval pool, mis on päris hea tegelikult, et siis me teame, et PTC tahab ikkagi ülespoole ronida. Ja ETH futuurid samuti üleval on olemas korralikud augud sees. Ja hetkel oleme täitnud siin ilusti seda ala siin, mis on nagu okei, sellepärast me olemegi suht sideways siin. Aga ülevalpoole targetid on ETH-l samuti olemas, et siin on ka see Wizard andnud long swing trade veel sees. Stop loss ei ole veel profitis, nii et kui see läheb selle entry juurde, siis see on okei. See on igati tervitatav hetkel. ETH, PTC erilist muutust ei ole võrreldes eilsega. XRP-l samuti see trade, mis Wizard on andnud, on sees. Endiselt, kui keegi ei ole veel sisenenud, võib Wizard on 2 päeva järjest lubanud inimestel siseneda sellesse trade'i, sest tema näeb siin 3 erinevat bullish patternit, alates siis sellest ascending triangle'ist, siis ta näeb siin mingit sellist liikumist ka veel, mis võiks tulla. Ja see 3. ma ei tea, mis see 3. on vist lihtsalt see, et kõik on lihtsalt räägib bullish. Et mul XRP-s on suurt usku küll hetkel, et kui keegi soovib, võite selle trade'i võtta, kasutage muidugi õiget risk managementi. Kui te trade'ite XRP-d MetaTraderiga, siis jumala eest tehke palun demokonto, tehke seal demos need lotid läbi, et saada õige nagu see lot size kätte, sest et ükski kalkulaator XRP-d väga välja ei arvuta hetkel. Ma ei ole leidnud siiamaani. Nii, ja XRP PTC-l samuti väga erilisi uudiseid siin hetkel ei ole, aga bullish pattern on olemas ja me teame, et ta liigub ülesse poole. Aga ega siin muud midagi hetkel ei olegi, et ootasingi, et kuni PTC tuleb selle alumise trendline'i juurde, heal juhul tuleb siit fake out ja siis me liigume üles enda targetite poole, mis on siis 50 000, mis sai hititud, järgmine on siis 56 500, tugev level. Et peame ikkagi meeles, et kui me siit hakkame jälle bullish action'it saama ja me close ime üle 50 500, siis see liikumine siit tuleb väga kiire. See $6,000 liikumisse tuleb super kiire. Nii et siin oleks väga hea, kui see antud PTC swingid, mis siin sees on, et need nii-öelda siis mängiksid välja ja see oleks siis super tore võit. Kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi? Ma siin US30 ka jälgin vaikselt rahulikult, et mis ta siin teeb, et stoksid kindlasti PTC hind mõjutavad tahes tahtmata. Aga muidu on kõik minu poolt, et oleme rahulikult ja vaatame, kuidas välja mängib.
tänud ja ilusat päeva teile. Nii, ma kiirelt jagan ka ekraani. Mul siin üks asi jääb silma, just parasjagu postitan Trade Roomi teda. Kuld. Kuna me ei suutnud mitte ühelgi timeframe'il siin alates tunnist juba pihta, nüüd vaadates seda viimast swingi, me ei suutnud nendest podidest läbi close, jätsime kõrgema close'i tunni peal, poole tunni peal, 15 minuti peal ja nii edasi. Ehk siis me saame oma huvi alas juba viimases lows saame tegelikult juba break of structure'id, kus me siin murdsime 1 minuti peal juba selle struktuuri, tulime tagasi, retestisime seda ala, kus me tegime uue high, breakides kõiki eelnevaid struktuure siin. Nüüd mul on alert paigas, ma just parasjagu teen Trade Roomi, teen postitust. Kulla paiks, targetin 1795, kus on eilsed London ja New York sessionid. Me ei suutnud siit ikkagi kõrgema close teha, vaid bouncesime kind of selle struktuurist, aga ma näen, et kuna kuld ikkagi mängib seda range'i meil hetkel siit kuni siiani, siis ma leian, et see siuke 61 või 70% discount, mis hetkel on tulnud, ei ole kullale piisav. Me ei jõudnud isegi täpselt ei eilsesse Londonisse ega New Yorki välja, vaid eilse ainult treidis alla. Ma isiklikult olen siit ühe selliga siiamaani sees. Üks take profit istub siin all, selles mõttes suures plaanis ma hetkel näen meil kulda veits allapoole minemas, aga olen nõus hedge'ima, sest et murus siit tuleb väga ilus 1-10 risk word ratio trade 10 stop lossiga ja ilusti on tal ruumi üles tulla. Nii et see kohe trade'i idee tuleb Trade Roomi, millest ma ise kindlasti osa võtan, aga kuna ta on counter trend minu jaoks, siis ma võtan ta ainult 0,25% riskiga. Eks te siis kõik ise kalkuleerite oma riski vastavalt, kas siis 0,25, soovitan maksimaalselt 0,5, kuna ta on ikkagi vastu trendi hetkel. Et jah, ja Marko siin mainis korra stokse, üks asi, mida ma veel jälgin, kuna kõik ikkagi on ultra bullish, eile Nasdaq tegi all time high, SPX tegi all time high, ehk siis siin on üpris keeruline midagi treidida, päris palju imbalance'it on alla jäänud. US 30 endiselt läägib järgi, on moodustanud meil päris ilusad equal high'd siit kuni siiani, mille võiks järgi tulla. Me oleme lähenemas hetkel, mul on alert ka paigas, kuigi tundub, et see võib-olla ei mängi välja, et see bounce võib-olla juhtus ära. Et me täitsime selle 15 minuti imbalance'i ära siit, nagu näha on, ilusti võikisime ära. Alertist teil natukene veel puudusi, on discounted alad on mul all, endal arvestatud, kust ma oleksin nõus teda ostma. Aga täiesti võimalik, et kui me ikkagi juba tuleme close'ime kõrgemale ära juba läbi nende struktuuride, siis võib-olla me ei jõuagi siia alla. Aga ma jätan selle alerdi hetkel veel endale paika. See on ka üks buy variant, mida ma jälgin. Kui see midagi toimuma hakkab, siis ma postitan Trade Roomi, aga hetkel tundub, et me jääme sellest tehingust ilma. Aga kõik on võimalik, eks näha ole. Vot, ühesõnaga nüüd lähen Trade Roomi kulla postitust share ima. Olge tublid. Tavai, tänud kutid, aga näeme siis homme Londonis uuesti.